Aitäh! Ma loodan, et need üksikud aplausid ei tähendanud seda, et ma pean kummarduma ja lahkuma, sellepärast et tavaliselt peale aplausi ju nii toimitakse, aga aitäh teile kutse eest, aitäh võimaluse eest mõtiskleda sellel teemal. See ei ole minu jaoks igapäevane temaatika. Mina oma lähitutvusringkonnas selle problemaatikaga ei ole kokku puutunud. Aga vägivald on ju mitte ainult tegu, vaid kõigepealt mõtlemine. Ja ma mõtlesin jagada teiega üksikuid mõtteid, mis võib-olla tõesti juhivad vägivallale, konkreetselt naistevastasele vägivallale, nende juurtele, olemusele, tähelepanu läbi ajaloolase pilgu, ehk selle pilgu, mis on suunatud minevikku. No midagi pole parata, kui te tuleksite minuga praegu kaasa mõttes ja paneksite silmad kinni ja taas avaksite suvalise ajalooõpiku oma kooli ajast ja püüaksite seda õpikut, neid tekste, neid lugusi vaadata skaalal mees-naine, kuna see on ju meie tänapäevane või tänane lähenemisnurk, siis ma arvan, et te nõustute minuga, et kogu see ajalugu on ju tegelikult meeste lugu. On ju niimoodi, valdavalt. Millest meil õpikud räägivad? Nad räägivad valdavalt sõdadest, lahingutest ja peatükkide lõpus siis on pool lehekülge pealkirja all kultuura. Põhiliselt on need lahingud. Ma lihtsalt täna hommiku enda jaoks panin paberile mõned sõlmpunktid, mis on muutnud inimkonna ajalugu. Tuletage meelde, alustame 5.–6. klassist peale. Pärsia-Kreeka sõjad, tuleb võib-olla meelde film 300, Cannes'i lahing 216. aastast enne Kristust. Võtame meie idanaabri, Kuulikova lahing, mäletate, Tatari-Mongoli ikke ja nii edasi, Borodino, Stalingradi lahing, kogu see mentaalsus, mis on üles ehitatud teise maailma või Isamaasõja sündmustele. Tuletage meelde ka Eesti ajalugu, Ümera lahing, Võnnu lahing, kes siis on olnud ajaloos otsustaja. No tuleb välja, et mees on ju niimoodi. Vot see on pilt, mis on meile minevikust loodud ja mille detaile ma võiksin teile esitleda siin tundide viisi, aga sellel pole ju ka mingisugust mõtet. Pilt peaks olema juba selge. See on meeste minevik. See on kindel sooline rolli jaotust. Siin ei ole mitte mingisugust küsimust. No kui me räägime juurtest ja jällegi lihtsalt, ma markeeriksin mingid teemad, mis mulle paistavad huvitavad. No need juured võiksid siis olla nii sotsiaalsed kui bioloogilised. Ja esmapilgul paistab, ja kuna me seda enam, et oleme loomaaias, et need bioloogilised juured asetaksid ju meil mehe läbi pika mineviku sinna karja juhtpositsioonile, aga tegelikult, kunagi hakkas see mind huvitama seoses ajalooga, helistasin heale sõbrale Aleksei Turovskile ja ta nimetas mulle mitmeid loomade kooslusi, kus karjapealikud on emased loomad ja hüäänid tulevad kõigepealt meelde. Nii et see ei ole nii. Järgmine moment, millele me võiksime teiega tähelepanu pöörata, see on kultuuriruum. Ja midagi pole parata,
kui me seda temaatikat teiega käsitleme, jah, me võime kaasa elada kõikidele nendele uudistele, mis meieni jõuavad islamimaailmast, näiteks millest me ju eile rääkisime, näidetena, et keegi, kes avaldas soovi vaadata pealt meeste võrkpalli matši, arreteeritakse ainuüksi selle soovi eest. Tuletame meelde meile kõigile tuntud lugu, mis seondub selle Pakistani tüdrukuga, ja, kes vaevalt eluga pääses ja nii edasi. Aga oleme praegu selle maailma kesksed. Ja mis on tegelikult ju huvitav, kui me nüüd lihtsalt ühe lausega võtame selle sama islami maailma, selle sama maailma, mis lähtub prohvet Muhammedi sõnadest, siis me millegipärast üldse ei räägi tema naisest Khadijast, kus on ju tegelikult otsustav selles, et islam kui religioon üldse sünnib. Aga see ei ole tänane teema. Kui me räägime nüüd kultuurilistest juurtest, siis midagi pole parata. Me ei saa teiega mitte alustada Kreekast, mida ma täna ei tee, sest muidu me jäämegi sinna. Aga kogu see meie mõtlemine, miks see on nii oluline, meie arusaamad, meie loogika, see ju kõik tuleneb sealt. See kõik läheb juurtega sinna. Kuni selleni, et valides enesele kaubamajas uusi rõivaid, me ju ei anna endale aru, et me lähme nüüd täpselt sellest samast, nendest samadest arusaamadest, põhimõtteliselt, nagu lähtusid kunagi rõivaid valides kreeklased. Mida siis on nüüd see sotsiaalne aspekt? Mida siis on meile Kreeka andnud? Ta on andnud meile selle nauditava mõiste koos kõige sellega, mis selle mõistega seonduvad, nagu demokraatia. On ju niimoodi, õigus. Me elame teiega demokraatlikus ühiskonnas. Võt kõik need nähtused, mis aset leiavad, need negatiivsed miinusmärgiga toimuvad siin praegu selles raamistikus. Aga milline nägi välja see demokraatia Kreeka variandis? Kes kogunesid sellele koosolekule, arutlema kõikide küsimuste üle, mis puudutasid sootsiumi. Kas need olid naised koos meestega või need olid ainult mehed? Nad olid sajandite jooksul ainult mehed. Ainult mehed. Tähendab, see maailm, mis on andnud meile veel kord mõtlemise, see maailm oli meeste maailm. Meeste maailm. Ma ei hakka nendel detailidel, nad on ju kõik teile tuttavad nagu valimisõigus. Seda kõike meelde tuletama. Ja? Meil on naised saavad esimest korda valimisõigus ja nii edasi. Ja kas see valimisõigus on kõigil naistel tänasel päeval? Kui me nüüd tuleme siit Euroopa kultuuriruumist välja. Nüüd järgmine väike mõttekene, mis muuseas mind ennast üllatas. See on ju nii tore, kui sa üllatud oma mõtete peale. Ei üllata mitte ainult sellepärast, et nad on tühised, seda juhtub pidevalt, aga lihtsalt millegi pärast. Me oleme teiega ju kristlikus kultuuriruumis, on ju niimoodi. Ja nüüd alustame, siin ei ole vaja rohkem kui 3 näppu, 3 ainsus. Isa, poeg ja püha vaim. Ja. On see naiste maailm. Püha vaimu puhul on teatud küsitavusi, ja? Aga esimese kahe puhul ju neid ei ole. See ei ole üldsegi nii vähe tähtis. Vahendajad, Uus Testament, apostlid, ja? On nende seas naisi? No nagu vist ei ole, ja? Neitsi Maarja tuleb kuskil 12. sajandil. Neitsi Maarja kummardustraditsioon ulatub sellesse aega, mitte varasemasse ja nii edasi.
Veel üks oluline märksõna, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. See on väga oluline. See on märksõna patt. Patt. Ma ei tea. Vene keeles on siin palju eeliseid. Sõnadel on sugu. Eestikeelses variandis seda ei ole. Ma ei tea, mul on selline tunne läbi inimkonna ajaloo, kui nüüd läheneda, et patt on naissoost. Kes siis avab selle laeka, mida kutsutakse Pandora laekaks? Ja? Kes siis annab järele nendele ahvatlustele võtta õun? Ja? Kes siis kehastab keskaegset nõida? Lõkkel. Tuleb meelde mõni mees. Libahuntide seas, kui palju mehi on? Ja nii edasi. Ja vaadake, kui ime juhtub erakordsena, siis ta on alati erandlik. Jeanne d'Arc. Neid ju rohkem ei ole. Nüüd järgmine moment, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. Kui me räägime minevikust, siis me kasutame väga harva neid mõisteid, mis aitavad meil mõista ja aru saada olevikust. Väga harva. Ma ei tea, miks me seda pelgame. Me tänasel päeval ei suuda hinnata peaaegu ühegi organisatsiooni tegevust kasutamata või sisse toomata mõistet efektiivsus. Efektiivsus. Aga milline oli läbi pika inimkonna ajaloo kõige efektiivsem toimimisviis? Puht majanduslikult. Ma natuke utreerin, aga see lause võiks kõlada järgmiselt. Kuidas oli kõige efektiivsem viis saada endale uued jalanõud? See oli ju läbi sajandite minna kallale, lüüa maha ja võtta jalanõud ära. Kes seda teostas? Kes oli sooliselt efektiivsem toimija? Mees või naine? Mees. Mees. Vaadake meest läbi ajaloo. Vaadake, millisena ta meie ette astub reeglina. Suled peas, mööb käes, sest ta läheb sooritama seda kõige efektiivsemat tegu kedagi maha nottima. Mis see on? See on jõukultus. Me oleme sajandite jooksul elanud maailmas, kus jõud on olnud respekteeritud, kus jõud on olnud lahend. Need on kõik asjad, millest ka võid minna väga pikalt edasi, aga veel üks moment, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ja mis on mingis mõttes isegi ohtlikum. Ohtlikum tegelikust alavääristamisest. See oleks nagu, ma ei leia õiget sõna, aga see oleks nagu alavääristamine tagurpidi. Tähendab, see on midagi sellist, kui sa oma teo ette, kui sa petad märkidega, ütleme siis niimoodi. Ma teen teile konkreetse näite ajaloost, et mitte pikalt niisama ei etada. Võtke ajajärk, mis tuleb teil ka kindlasti silmade ette ja silmade ette peaks ta tulema meile tänu raamatule, mida me oleme kõik lugenud, vähemalt minu põlvkond on lugenud, see on 3 musketäri. No kui mitte, siis võtke Stefan Zweig, Marie Antoinette. See on aeg, mida ajaloolased kutsuvad absolutismiks ja mis kunstiajaloolaste jaoks on barokk-rokokoo. Kas see pilt hakkab tulema silmide ette? Ja? Need hiiglaslikud soengud, need kleidid ja karkasside all. Ja vist mitte kunagi pole olnud naine nii kaunis. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Vaatame iseennast peeglisse ja kõik on ju selge.
Mitte kunagi. Ja mitte kunagi pole olnud mees nii naise sarnane nagu sellel sajandil. Mitte kunagi. Üks tolle aja autoritest ütleb, et see oli ajajärk, ainus ajajärk Euroopa kultuuriloos, kus mehe unistus polnud olla mitte Herakles, vaid Adonis. Ja mitte lihtsalt Adonis, vaid Adonis toasussides. See on mees. Ja. Tal on peas täpselt samasugune parukas, täpselt samad sitsid-satsid, ta on täpselt sama paksu puudrikihi all, ta teeb täpselt samasuguseid galantseid liigutusi, tas ei ole midagi jõulist ja ta on naise koopia. Ja vähe sellest, see on ajastu, mille olemust väljendab sooliselt naine. Need on jällegi niivõrd minu meelest põnevad asjad. Vaat ajastute olemus võib ju ilmneda väga paljudes asjades. Reeglina need on suured asjad, aga nende seas on ka märgilised pisikesed. Vaat see on nüüd ajastu, mis jagab inimesi teadlikult. Prantsuse revolutsioon tõmbab siia kriipsu peale. 2. Need on inimesed ja olevused. Ja üks Prantsuse autoritest kirjutab, inimene algab tiitlist parun. Alapoolsed on olevused. Mis nüüd, vaadake seda seost, soolist seost ja ühiskonna niisugust sotsiaalset jaotust. Mis siis määrab selle positsiooni ühiskonnas? See on vahekord töö tegemisega. Inimesed tööd ei tee. Inimesed ei tee tööd. Töötavad ainult olevused. Ja nüüd, kuidas me nüüd eristame inimest mitte inimesest? Millega siis valdavalt tööd tehakse? Need on käed. Ja tuletage silmade ette seda pilti absolutismi ajastu naisest, just nimelt naisest. Õigus. See on veel üks huvitav seos. See on seos mood, väärtused, ajastud. See ei ole kõik lihtsalt niisama, et keegi midagi mõtleb ja siis kohe tuleb. Vaadake seda naist. Ta ju seisab selles poosis. On ju niimoodi? Miks see seelik, see krinoliinseelik nende võredega? Aga sellepärast, et te näete kõik neid käsi. Neid käsi, neid siniverelisi käekesi, mis pole mitte kunagi tööd teinud. Ma enda omad peidan ära igaks juhuks. Naine. Ja nüüd vaadake seda maailma. Milline on mehe roll selles maailmas? Paistab esmapilgul, et see ongi nüüd see tipp, mida me võiksime teiega ihaleda. Miks ma ütlen märgid tagurpidi ja teatud ohud? See on äärmuslik naine. Milline on mehe roll selles ühiskonnas? Ta on naiselik, absoluutselt. Me oleks nagu saavutanud seda, mida me võiksime soovida. Ja tema ainus funktsioon on vedeleda selle suure väljapaistva naise ees karikatuurina põlvili ja anuda tema armastust. See on see pilt, mida me näeme. Kui te võtate nüüd reaalse olukorra, need tegelikult sugudevahelised suhted, siis naine on ju täielikult õigusteta. Täielikult. No absoluutselt mehest sõltuv. Täielikult. Ja sellepärast seda ajajärku veel kord. Ma tõin ta äärmusliku näitena. Kuidas me siis nimetame aega? Kui keegi tõstab oma orjatari pjedestaalile, vedeleb tema ees põlvili ja annub tema armastust. Mis see siis on? See on masohism. Ja mingis mõttes, natukene teises variandis, on ju täpselt samasugune ajajärk nõukogude aeg. On ju niimoodi? Naine ja mees on võrdsed. Miks ma nendest asjadest rääkisin? Sest tegelikult need toidavad seda sama ebavõrdsust, aga teistpidi märkidega. Milles see võrdsus väljendus siis? Väljendus nendes plakatites, kes mäletab. Naine istub traktori rooli taga
Ja? Täpselt samuti nagu mees, kauni naeratusega. Milles ta siis on mehega võrdne? Ta on võrdne töö tegemises. Aga kas teil tuleb meelde mõni naine poliitbüroo liige? Palju neid oli ministrite seas? Ja, üksikud. Furtsova tuleb meilegi pärast kohe meelde. Ja? Kultuuriminister, kes nõukogude aega mäletavad. Õigus. Tähendab, võrdsena jah, traktori roolis, aga mitte võrdsena otsustajana. Võt need kõik loovad seid kihte, mis annavad meile kuskilt läbi juurde selle tänapäevase suhtumise. No nõukogude aja variandis sinna samasse poliitbüroo juurde, ärge siis unustage ka seda faktikest, et Molotov istub Stalini kõrval poliitbüroo istungitel, otsustab. Aga kus on Molotovi naine parajasti? Laagris, on ju niimoodi. Õigus. Et siin on ka naine. Naise roll. On ka päris huvitavad, põnevad asjad. No ma ei hakka nendel näidetel, aega ei ole nii palju peatuma. Meie mõjutused ei tulene ju ainult siit, vaid nad tulevad ka sealt. Me elame teiega tsivilisatsioonide piiril, see on erakordselt huvitav paik. Me oleme ka väga paljus mõjutatud sellest kultuurist, mis paikneb meist ida pool. Selle kultuuri traditsioonides mees-naine suhted on väga paljus mõjutatud nii Põtsantsist kui tatari-mongoli ikkeaegsest suhtumisest. Vaadake, meil ka mööda minnes tuli, kellel huvi on, väga põnev kogumik keskaegsetest vene arusaamadest, on raamat Domostroi. Või kui tahate, meenutage lauset Kto nie bjot, tot nie ljubit ja nii edasi, ja te saate ka kätte mingisuguse näite. Nüüd veel üks moment. Väga sageli, ja seda me oleme ju kohanud, ka mina, kes ma ei ole selle temaatikaga kokku puutunud, aga siit ja sealt ikka kuuled. Kuuled ka neid reaktsioone, kuuled ka inimeste kommentaare nendele kommentaaridele, mis järgnesid kas või sellele Pealtnägija saatesse, kus üks naine kurtis oma saatust. Siis ju rida nendest kommentaaridest on ju kokkuvõetavad lause ka, ise oled nagu süüdi, sul ei ole neid ambitsioone ja mina olen see otsustaja ja sina siis ole see, kelle üle otsustatakse. Ma mõtlesin, kas ajalugu seda kinnitab näidetena. Ei ole nii, et naine bioloogiliselt pole tahtnud olla otsustaja. Neid näited naistest, kelle võimuambitsioon, aga pole ühtegi niisugust ambitsiooni, mis oleks võrreldav võimuambitsiooniga. Nende seas on naisi oi kui palju. Tuletage meelde, Kleopatra, Agrippina noorem, tapab oma mehe ja tupitada troonile oma poja Nero, nii edasi. Katariina teine, Margarita Thatcher, need on tohutult palju. Ja lõpetuseks, väga naljakad asjad juhtuvad elus. Sa hakkad märkama ja ma olen teile väga tänulik selle kutse eest ja andke andeks selle pealiskaudsuse eest. Et silmad avanevad asjadele, mida sa nagu varem üldse ei märka. Kas ma võin teile lugeda ette katkendi, see võtab aega 10 sekundit, mis hakkas mulle silma tänu teile tänasest Postimehest just siia tulles. Ja see oli spordilõik ja lugupeetud ajakirjaniku Jaan Martinsoni usutlus või kirjutis. Kindlasti tunnete või teate seda tublit noort tüdrukut, vigursuusatajat Kelly Saldaru. Jah, tuleb tuttav ette, õigus. Jah. Ja nüüd on niisugune lause,
isa siis räägib, isa on tal treener ja ajakirjanik räägib isaga. Ja nüüd on isa lause. Isa lause, mis kirjeldab normaalset olukorda ja veel kord, mul oleks iialgi sellele mingit tähelepanu pööranud. Aga kuulake seda kirjeldus. Tipuni on minna ja minna. No võtab ta kokku siis tütre tänase seisu, kus ta siis seal paikneb. Nii et tipuni on minna ja minna. Tipp, muide, on meeste maailm. Ja? Kõik õrnemast soost pargisõitjad rügavad trenni teha eesmärgiga jõuda meeste tasemele. Mehed aga liiguvad omakorda eest ära. Ongi kõik, õigus. Ja? Nagu ei olegi mitte midagi. Ei ole mitte midagi. Ja nii ongi, aga veel üks tilgakene sinna fooni. On mingi kättesaamatu maailm, ja? Mis on meeste maailm. Teie kolleegid valdavas enamuses, mõned mehed siin on. Ja rügage nii palju kui tahate, niikuinii ei jõua järele. Me oleme niikuinii eest ära. Ja. Nii et vaadake, väike lõik, sport. Ja. Maailm, mis nagu peaks, aga toidab seda sama ettekujutust, neid samu arusaami. Aitäh tähelepanu eest. Lihtsalt niisugused mõned väiksed märkused. Aitäh. Kas tähelepanu David Vsevioi etteastele vormub ka võimalikeks küsimusteks? Üks kommentaar ja palun. Mul tuli Postimehe ajakirjaniku Peep Pahvi lugu meelde, kus ta rääkis 4 noorsportlasest, keda tunnustati. Mul ei ole nende nimed kõik meeles, üks oli noormees ja 3 oli tütarlapsed ja siis tekstist käis läbi, et sportlane 3 kaunitariga. Jah. Üks nendest oli vist maailmameister vehklemises või vist, jah. Ma üles tõstetud käsi praegu ei näe, aga David, minule sa oled jäänud kõrvaga Vikerraadiost oma Venemaa teemalise sarjaga ja mõtlesin, kui me nüüd räägime naistevastasest vägivallast ja sina oled Venemaa ja selle ajalooperioodi ekspert, siis päris palju räägitakse tänapäeva konfliktidega seoses seksuaalsest vägivallast kui lahingutaktikast või isegi sõjapidamise strateegiast suisa. Jugoslaavias, Aafrika konfliktides ja nii edasi. Aga samas tundub mulle, et ega ta päris uus nähtus nüüd ei ole. Vene kodusõda on üks verine periood meist ida pool ja on puudutanud otsapidi ka meid. Kas naistevastane vägivald oli kodusõja element ka revolutsiooni aegsel Venemaal? Oli loomulikult ja siin on veel üks aspekt selle juures, et ta on loomulikult vägivald naiste vastu, aga see on mingis mõttes spetsiifiline vägivald, sellepärast, et sellega ju mõjutatakse esmajärjekordselt mehi, muutes nemad sõdimisvõimetuteks. Ja sama näite ma ju tõin seoses Molotoviga, õigus. Ega siis ei karistata mitte naist, loomulikult on see naisele karistus, aga see on jälle näide naise rollist. See on teisejärguline, see on vahend. See on vahend oma vaheliste suhete klaarimisest ka lahinguväljal. Jah, kui ma teen liiga tema naisele, tema tütrele, milline sõjamees ta siis on? Ta juba ei kontrolli oma tundeid kas või. Jah, võib-olla ta on vihasem kui varem. Nii et ohvrina on veel lisaks ka vahend, mis muudab ta nagu topelt ära kasutatavaks. See on veel see spetsiifika. Selle taolise naiste vastase vägivalla puhul minu meelest. Mis teeb ta veel jälgimaks? Nii, seal taga on üks küsimus.
tere, et mina tahaks nagu teie isiklikku arvamust küsimusele, mis on olnud üsna aktuaalne, et kuidas te isiklikult suhtute sookvootide kehtestamisse, et kas see teie arvates midagi aitab või mitte? Ma pean silmas siin, siin Riigikogu ja üldse naiste osa suurendamist nagu otsuste vastuvõtmisel, sest et kui me praegu vaatame statistikat, siis see on mingi 10% kui sedagi. Ja kui vaatame siin erakondade nimekirju, siis on üsna õre see naiste osalus seal, et sooviks teie isiklikku seisukohta. Mul on nende isiklike seisukohtadega probleeme, sest ma ei tunne enam hästi üheseid vastuseid. Jah, üldiselt olen ma vastu, sest kui inimesed on võrdsed, kui nende võimed on võrdsed, aga sellest me ju lähtume. Me lähtume sellest, me ei räägi ju praegu võimest tõsta raskusi, me räägime praegu võimest näiteks juhtida riiki või juhtida firmat ja me lähtume sellest, et inimeste võimed selleks tegevuseks on võrdsed. Kui nad on võrdsed, siis mingisuguseid voote ei vanuselisi, sest ei ole rumalus ealine kategooria, ei ole rumalus ka sooline kategooria. Õigus, hoopis midagi muud. Ei peaks olema mingisuguseid voote. Kui me lähtume reaalsest olukorrast, siis võiks mingil puhul neid kaaluda. Vot see oleks minu seisukoht. Üldiselt vastu, põhimõtteliselt vastu, mingite konkreetsetel juhtudel võib-olla. See oleks minu seisukoht. Avitsejev on veel saadaval mõne minuti jooksul. Jah, sest kahjuks ma pean minema, lubasin raadiosse ühte asja tegema juba ammu, enne kui teie kutse sain. Esimest, teist ja kolmandat korda. Aitäh! Aitäh, suur tänu! Aitäh! 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 Ajalugu on vägivaldne. Ajalugu on verine ka. Aga paraku ei ole seda ainult ajalugu. Ja paraku ei ole seda ainult olevik. Kusagilt sünnivad mudelid, mis taastoodavad vägivalda, naistevastast vägivalda. Ja need mudelid ei sünni sugugi alati meie kodudes ühe vägivallatseja eeskujul. Vastupidi, neid mudeleid taastoodab ka meedia, taastoodab kultuur ja taastoodab eriti praegune populaarkultuur. Kirjanik Sass Henna on see mees, kes meile nüüd räägib vägivalla kuvanditest ja kujutamisest populaarses kultuuris.